me lähme järjekordsele reisile. Okei, Maria, sa ei hakka endale Kaiso looma ostma. Sorry, do you have lobos? Ta näeb nagu Batman välja. Öelge, et see pole epic. Tere hommikust, sõbrad! Jah, me lähme järjekordsele reisile. Tuleb välja, et meil on, mis see on, Eurosummer. Meil on Eurosummer, me lihtsalt juunikuu saabudes olime nagu, et me ei hoia end tagasi. Me ei hoia end tagasi, siin alkoholi menüü on kohe ka kenasti. Mul pole personalitit, sest mul on kõht nii tühi. Aga kuna ma ärkasin täna hommikul valusa kurguga, väsinud ja siis ilmselt tuju oli natuke halb. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen Carrie Bradshaw täna. Ja ma mõtlesin, et ma võtan kaasa päikseprilli valikuid, et kirjeldada seda, kuidas ma end tunnen. Need on minu tavapärased. Siis minu see, et olen natuke haige, kõige paremas tujus pole prillid on need. Don't talk to me, motherfucker. Mul on täielik päiksekaitse. Nagu need on nii, et siit ei tule päike mitte kuskilt sisse. Vaata, te näete, mu põsk on nagu niimoodi. On näha või? Nii, et need ma võib-olla panen, kui me laevalt maha lähme, on ju. Ja siis, kui me ikkagi mõtleme võib-olla paar spritsi teha ja äkki hakkab lõbus, on mul minu infamous sangria prillid. Need on minu nagu Scandi girl prillid. Ja siseneme Skandinaavia maadele, mis tähendab, et me peame nägema välja vastavalt. Vau, lähme sööma, mul on kõht väga tühi. Esimene käik breakfast on served. Me oleme ladunud mulle, vana strateegia järgi soolase hommikusöögi põhja, mis on alati sama muna, mingi võileib ja mingi eksperimentaaltoit. Täna eksperimentaaltoiduks on lihapallilaadne toode. Vaata, hommikusöök laevas võrdub ju hommikusöök hotellis. See on täpselt see. Väga maitsev. Nii magus käik on serveeritud. Meil on imeline cinnamon bun ja imeline väike saiake. Anna, mis sina võtsid? Ma olen väga imestunud, et isegi plant-based pudingut saab siin. Mul on väike donut ja paar ananassi. Peale seda suundusime me siis Comfort Lounge'i, kus ma pikendasin natuke enda hommikustund ja hakkasin teiega jagama oma mõtteid, kui järsku ei töötanud enam minu mikrofon ja me jäppisime siin täielikus vaikuses. Minu mõte seisnes selles, et suvised laevareisid Tallinkiga on minu jaoks mega nostalgilised, sest me käisime Lauraga kunagi niimoodi koos perega ja ühtlasi olime me siin klipis Annaga mega rõõmsad, et Comfort Lounge'is kohvi ja lisa snäkke pakuti. Minu meelest üks siukseid must-have laevakogemusi on see, et tuled teed kiire tuuri poest. See pole isegi see, et sa peaksid midagi 100% ostma. Aga see on see, et ma lihtsalt viin ennast kurssi, mis kaupa on, on. Eile öösel, kui ma ei saanud magada, ma kuulasin Emma Chamberlaini juhend suviseks riietumiseks ja ta ütles, et suured prillid on maas. Need näevad nagu kommid välja. Oh my god, need näevad... Ma tahaks nagu süüa neid. Jaa. Tead, mis need näevad välja? Need rohelised marmelaadi. Need. Vaata, siin on ka prillid, siin on vähe nagu ekstramad. Oi, Anna. Oo, see. Nojah, võib-olla see pole päris mina. Ma vist näen välja nagu politseinik. Kus toiduosakonda saab? Miks ma nagu kaubanduskeskuses olen? Palun vaata. See on ju giving. See tõesti näeb välja nagu... Selfridges. Tõesti. Ma mõtled, aga Oreod ei olnud Eesti, see oli all the rage. Kas sul on Milka Oreod? Põhilaeva kaup oli ju see. Sa ostsid seda kunagi või? Ei, aga ma olin alati nagu, et kas mul oleks vaja. See oli alati, oli see, et korra olid siin papsiga, olid nagu, issi, kas ma võin osta selle. Siis ta alati ütles tagasi tulla, siis oli meelest läinud. Also meil jälle see reis aega, et minna Muumimaal, aga Anna, sa oled ju sina oma uue käekotiga, mis sa said. Mida sa mulle meenutas või? Nii. Muumimamma kotti, kus tal on rubiin! Oh my god, aga miks ma seda muumimammat tahan? Tal on rohelised silmad ka nagu minul. Tean. Kes su lemmik muumide tegelane oli? Muumitroll. Muumitroll? Muumitroll oli nii naiivne. Vaata, minu puhul on probleem selles, et ma hakkasin Muumitrolle vaatama täiskasvanuna. Sest minu lemmik tegelane oli hoopis see. Oh my god, sest mul oli Lotte Blues, mul oli Lotte sokid, Lotte kleit, Lotte öösärk, Lotte mänguasi, ma ei nagu tiim Lotte. Oh my god, siin on hatifnatt, Anna.
Oh my god. Okei, Maria, sa ei hakka endale Kaiso loomast. Mees, Pippi ja härra Nilsson ja... Oh my god, aga ma olin Pippi tüdruk. Tead, kui mul oli nari voodi, siis kui see telliti, sa said nari nagu jalad sisse või nagu jala laua peale. Lasta trükkida mingi pildi. Mul oli harkspagaadis Pippi seal. See olin mina täna hommikul. Mind on põlunud üks toode, aga kas ma seda ka vajan? Siuksed mütsid. Kas see on nagu äge või see on nagu Maria, sa oled täiskasvanu? Minu meelest sellel on niimoodi iseloomu. Kas see on siuke asi, et ma hiljem kahet? Oh my god, oota. Okei, nende juustega see ilmselt ei sobi, on ja? Urri oma on muidugi väga chef. Aga... No sign of pirates. First order of business. Kõige tähtsam order of business alati, kui oled välismaal. Loomulikult Starbucks. Kas ma kasvan kunagi nii suureks, et ma ütlen, et ma enam Starbucksis ei käi? Ma loodan, et mitte. Tänan mina hoidmas oma sisemist last elus. Naljakas lugu on see, et üks minu esimesi reise, ütleme, mida ma nagu mäletan, kus ma olin teismeline või natukene vanem, nagu oli Soome koos Laura ja Issiga, Tallinkiga, ainult sellepärast, et tulla Starbucksi. Kogu reis oli ainult selleks. Mõelge, mida mu isa perspektiivi. See oli üks mu esimestest YouTube'i videotest. Seega ma olin 12,5 või 13. Ja me heitsime kogu reisi üles selleks, et tulla Starbucksi. Ja 10 aastat hiljem midagi pole muutunud. See on esimene koht, kuhu me lähme. Ja ma mõtlesin, et oleks naljakas, kui ma telliksin uuesti seda esimest jooki, mille pärast ma siia tulin, mis oli loomulikult chocolate frappuccino. Muidugi. Grande mocha frappuccino, please. Ma olen Starbucks final boss. Taste test. Selle kogu Starbucksi loo ja Helsingi reisi iroonia seisnes selles, et me tulime ainult selle pärast ja ma tellisin selle joogi, mis oli nagu äge ja moodne ja mulle tol ajal ei maitsenud see. Seega mu vaene isa pidi selle lõpuni jooma. Selle põhjuse, miks me tulime laevaga 2 tundi Helsingisse. Et me käisime üldse Rootsis äkki või? Never mind, see oli see sama lugu, aga see kõik oli Rootsis. Never mind. Nii et veel hullem tõesti. Miks ma tunnen, kui ma oleks juba 5 päeva matkanud? Me jõudsime tund aega tagasi. Aga mis muud siis on praegu? Ma mõtlen, et prillid on äkki seitse. Ja praegu on see, et I'm having a hard time mood. Aga ma loodan, ma saan vintage shoppingult, ma saan head kaupa. No mul pole vaja raha kulutada, mul pole vaja uusi asju ka, aga see on praegu minu last resort. Mu nina haistab labubut, aga see pole päris see. Siin on üks asi siin sees on labubu. Hi, sorry, do you have labubus? We only release Labubu on Sunday, but this Sunday we will release Cry Babies, not Labubu. Okay, so no labubus here today? Yeah. Okay, thanks. Thank you, bye. Thank you. Me ei hakka ometi nüüd mul korra käis see, et ma olen nii lähedal, kas peaks ostma, aga ei, Maria. See, et sul on igav, ei tähenda, et sul on vaja labubut. Mida Villem Trillem mõtleks, no? Kõigepealt endale tuule alla, siis ostan ise ja kannan ka püksi peal, no. Ja see ka, kuidas nagu ma küsin, kas neil on ja vastus on we only release it on Sundays. You can see the announcement on our social media, no crazy. Ma panen selga ära ja siis ma näitan. Tavai, me siis vaatame. Ja ma panen outfiti selga. Bye. Ma sain ainult ühe saapa jalga. Meil on väike vest. Ma tahaks 2 saabast ja teha seda. See. Oota, mis see laul oligi, et... Liis Lemsalu ja Stefan Juuslaul. Rebel Shadow Whiskey. Minu esimene paar. Aga need looki nagu... Capri-pükse. Vaata, selles osas mul oli õigus, et sulle nagu see nagu püksistiil tegelikult sobib. Ma küll ei tea, mis topiga kanda, aga... Skaalal 1-10 nagu kõvasti Laura naeraks, kui ma tuleks järgmisele podcasti salvestusele nii. Ta teeks hea tipp. Meil on selline huvitav tapp. See on looki väga lahe. No need vajavad on ju No, triikimist. aga... Vaata, kui huvitav pannel siin üleval on. Pluss on räigelt taljas. See on väga lahe. See on tagant, vaata, siin on nagu need. See on nii hea. See on täiega lahe. Pluss ma olen täiega tahtnud nagu... Vaata, Mina iga asjaga, ma olen tahtnud täpselt sellist. Miks see nagu looki on?
ma pole kindel, kas ma identifitseerin selle mütsiga. Ma leidsin nüüd sinise nahtagi. Ta on päevi näinud, vaata, tal on siin mõned jäljed. Aga nagu... Ja noorukad on kukakad. Aga see pole nii äge, või? See näeb väga nagu ma oleks kunstiõpetaja. No nii, väike shopping sai tehtud. Ma valisin endale siuksed punased uued kõrvarõngad. Sinine jakk jäi poodi ja nüüd on viimane aeg lõunasöögipausiks, sest kell on 3 läbi ja ma olen starving. Me tulime sushi buffeesse, kus sa maksid 18 € ja söö palju tahad. Taste test. Nii palju, kui ma olen aru saanud, sushi buffeest on mitu erinevaid kette, erinevaid asukohti. Aga kõik, kes on käinud viimasel ajal, me koode peate minema sushi buffeesse. Ma ei ole nii suur sushi fänn, et ma nagu kasutaks, ma arvan ära seda. Nagu ma söön mingi ainult 2 tüüpi sushit. Kes vloga vaatasid kunagi, nemad teavad, et kana tempura sushi pandas oli tiks. See oli meil lemmik, me tellisime alati Paulaga kanatempurat ja siis üks päev me läksime ja mul nagu iiveldas ja ma tahtsin portsu lõpuni süüa ja mul hakkas nii paha, et ma peale seda mitte kunagi elus ei tahtnud enam kanatempurat. Peale järjekordset kohvipausi, mille ajal ma ei suutnud otsustada, kas mulle need prillid meeldivad või mitte. Ma ei tea, kas ma näen välja väga chic või väga trashy. Jalutasime me täiesti spontaanselt edasi ja sattusime turule, kus meie tähelepanu püüdis eestlase lett, kus müüdi käsitsi tehtud saunamütse. Ta näeb nagu Playboy kaarti välja. Ta näeb nagu Batman välja sellega. Olete kindlad? Ma arvan, et Hello Kitty on selge. Võtame Hello Kitty. No nii, meil oli mitmeid potentsiaalseid tegevusi, mida peale lõunat ette võtta. Valikutest käis läbi escape room, mis tundus suht lahe. Veel shoppingut, aga ma otsustasin, et ma olen Soomes nii palju käinud, aga üks asi, mida ma pole kunagi teinud, on siin Helsingis saunas käimine. See on üks nagu bucket list tegevusi. Ja teate, mis mitte ainult me ei leidnud sauna, vaid me leidsime Eestis toodetud, eestlase käest ostetud saunamütsi. Öelge, et see pole epic. Kuna ma ei saa telefoni sauna võtta, siis ma käin ära ja raporteerin tagasi teile, kuidas oli. Ma loodan, et keegi mu välimusele ei naera. Kindlalt sain paar pilku oma Hello Kitty mütsi eest, aga miks see nagu top kogemus on? Poleks ma haige, hüppaks ma sinna basseeni like there is no tomorrow. Thanks! Mina ütlemas just teile, et ma sain imelikke pilke, ma sain just 2 komplimenti oma mütsiga. No nii, post-sauna muljed on, et see oli epic. Meil on vaja siukest kultuuri ja kohta Eestisse ASAP. Kuigi, kes meil on iglusaunad, on ju? Aga neid reklaamitakse nagu talve, et sa käid tali ujumas seal. Meil ei ole siukest, kus on nii suur ala hängimiseks. Sul on mingi kohvik, restoran, soojendatud bassein, tere hommikust. Ma võiksin siin terve päev hängida, kui ma poleks haige. Okei, suht palju rahvast, riietusruumis tihe. Kitsas, aga kõik olid nii sõbralikud. Kõik olid nagu, ootad paljalt, kuni saad pesemana. Et see oli nagu tore. No nii, õhtusöök on serveeritud. Ma üritasin enam-vähem taldriku reegli järgi omale midagi kokku panna. Maasika, kitsejuustusalat, mõned tomatid, kartulivorm ja vorst. Ja kuna ma olen nii laisk, ma võtsin kohe magustoiduga rullbiskviid ja mis tundus nagu rabarberi mingi kook. Meil on laua peal on väga haige feast. No nii, meie sellekordne reis saunamaale on lõppenud ja me oleme jõudnud õhtu lõpuks tagasi laeva. Pean tunnistama, mul on hea meel. Mul on hea meel sellepärast, et the day drained me. Aga õhtu pole sugugi veel läbi. Ma ei teadnud, et sa saad Tallinn-Helsingi otsal võtta Tallinkis kajuti. Nii et loomulikult seda me tegime. Loomulikult ma ostsin paberlehe, õhtulehe, sest on õhtu siiski. Hiljuti ma sain vanaisalt teada, et mina, Laura ja Anna saime minu kroonika peo outfitiga õhtulehe paberlehte. Ja võt sellepärast ma ostsin on õhtulehe. Väga objektiivne otsus. Vaadake, Maira Aunaste nagu ajakirjaniku pilti. Miks see näeb palju nagu selfie, mille peol tegid? Love it. Also, miks minul ja Hannes Võrnol täpselt sama soeng on? Nagu meil on isegi sama pikkus, Anna. Abi, mis ajast tal sükksed juuksed on?
väga äge ajaleht. Nii, et teate, ma arvan, et siinkohal tõmban ma otsad kokku. Mina olen igal juhul väga väsinud ja ootan, et siia kajutisse voodi peale pikali visata, Anna kaisu võtta ja rahumeeli koju seilata. Aitäh, et te seda videot vaatasite. Aitäh, Tallink, et te meid 4 matsi reisile saatsite. Mis ma oskan öelda peale seda, et reisigem laevaga, olgem tublid, püsigem terved ja hoidkem pea püsti. Sellised soovid minu poolt teile täna ja me tegelikult pole matsid, ma luban. See oli võib-olla natukene ülepaisutatud. Ja näeme juba järgmises vlogis, mis ma luban ei ole reisivlog. Ma ei tea, mis see veel on, aga reisivlogidest natukeseks ajaks puhkame. Tšau!